poole, aga Florakad Alliku taas. Pallikaristus alasse ja nüüd on seal penalti hõngu ja penalti annabki siit ära Juri Fischer. Kõvasti küll vaidlevad Levadia mehed, aga penalti on tõsisa põhjust. Liivak versus Leppmets. Võimalus teha 1-0 ja Liivak teeb 1-0. Alla nurka tugevalt ja lööb ära. Leppmets küll aimas suuna ära, aga tugev löök ja kindel värav. Vaadates veel seda penalti olukorda, siis Podoljuzinilt minu arust üsna rumal viga, sellepärast, et sellised söödueksimused nagu praegu vasakul äärel annavad märku teatud närvilisusest, sest et klassi pealt need ei saa ju tulla. Nüüd Alliku pääseb jooksu ja pikalt saab joosta. Karistusalas väljas ka. Hea olemas! 2-0. Suurepärane kontra FC Floralt ja Alliku söödab, Miller lükkab ja 2 on olemas. Floral ei ole palju vaja, kui ääre pealt Alliku Miller või kes iganes jooksma pääseb, siis kui mängijatest, kui me jätame need sellised hooaja jooksul 10-15 minuti noored poisid kõrvale, siis pakud sa, kui mitmel väljaku mängijal jäi, kes niimoodi siin on olemas ja siit tuleb 1 ära ja Andreev läheb ära. Nii et 87. minutil, 23.-4. minutil, 7 minutit veel umbes jääb, tuleb 1 tagasi ja siit tuleb põnev lõpp veel sellele mängule. Muutus natuke uimaseks. Kas võib see olla Saliste äkki? Pallikaristus alasse, hätta sellega jäädakse ja löök on ja võimalus on olemas ja 2-2. Ja tuleb 2-2 ning lööb ära Kirill Nesterov, kes väga palju ei ole teinud, aga esimesele väravale andis söödu ja nüüd lööb ise siit teise ja mõne minutiga on Levadia pööranud selle mängu pea peale. Mõnel juhul 5-3. Ja Fischer vilistabki selle kohtumise normaalaja lõppenuks, nii et nüüd lööb, siis nüüd on ainult lööb vasakule, sest sinna on proovimatu. Ja lööb latti! Läks täie jõuga panema ja Leppmets ütleb seal ka praegu, selle saaks teise kollase veel anda Leppmetsale, aga seda ilmselt ei tule. Kruglov siin ja Kruglov lööb kindlalt ja Kruglov lööb nüüd keskele ja Toom hüppab ära. Esimest korda selliste tippklubi mängijate kohta ütlema, et miks mitte. Toom versus Leppmets ja Leppmets võtab ära. Uskumatu, Leppmets näitab ka. Ei olnud ka kõige parem löög ja kui nüüd siit ära paneb, siis on veel suurem sangar. Ja lööb ära. Hästi lööb. Kõrgus oli küll see jälle üks mees, kelle nimi meil läbi ei käinud, aga jällegi, miks mitte? Nägime, vasak jalg on hea. Kui hea on ta nüüd? Parem kui Liivakul ja Poomil. Kahte jõuga juba sisse, ma usun. No vaatame. Aga posti! Teist korda väravaraamid kolisevad ja Toom aimas suuna ära ka. Ja Andreev hoiab nüüd küll Flora lootust elus. Väga lühike hoojooks. Paari sammu pealt ja korralik pomm risti. Või läks isegi keskele, siit on natuke raske öelda, aga kindlat võrku igatahes. Võimalus. Viia siit jälle Levadia ette. Roosov läheb ja kindlalt, oi kui kindlalt. Hea penalti. Ei ole see kunst meelest läinud. Kas hiilgab Leppmets 3. korda või jääb Flora lootus ellu? Kindlalt. Nüüd on see nurk üles leitud, kuhu pallid sisse ka lähevad. Ja lähebki uus mees, Tkachuk, tooma Levadiale superkarikat. Ja Toom saab midagi vahele, aga pall on väravas ja karikas on Levadia oma. Uskumatu penalti lõpuks. Penalti veel siia otsa, aga sisse ta läheb, Tkachuk võtab. Telepildi vahendusel on. Siit näeme hästi nüüd. No käib üle, seal ei ole midagi mõelda, seal oli Klaassen muidugi juures ka oma kullipilguga.